No nii, tšauka kõigile. Olen siis tulnud täna Kurna discgolfi parki. Mõtlesin, et teen sellise kiire rajatutvustuse ja ühtlasi mulligan challenge iseendale, et kui palju viskeid läheb vaja, et mängida 18 alla. Seega, panen puri käima ja vaatame, kus läheb. Esimene rada siis 97 meetrit. OB on paremal ja vasakul. Midagi keerulist ei ole. Lähen putteriga peale ja proovin ära teha. Peaks olema pikk putt. Nagu ma ütlesin, siis ketas sai mingi oksa kätte, natukene lühikene, aga siuke 10 meetri putt. Proovime ära teha. Kurna teine rada. Siin on kohe näha, siin selja taga on tiik. Tiik on OB, siis seal paremat kätt on Mando puu, millest tuleb kindlasti mängida mööda vasakult poolt. Vasakul pool on kraav, mis on samuti OB, korvi taga on ka OB ja raja pikkus on 73 meetrit. Nüüd siin keskel on üks suur puu, siin inimesed siis ise valivad, kes mängib keskelt otse peale. Ma eelistan vasakpoolset koridori sellepärast, et ma tulen siia poole. Ehk siis see vasakpoolne koridor on sellepärast juba natukene parem mulle, et ma mängin eestkätt ja ma võtan selle OB mängust ära. Breikeriga. Peaks olema täitsa kuskil seal pullikus. Nii, Kurna kolmas rada. Kolmas rada siis 58 meetrit pikk. OB on paremal, OB on korvi taga, OB on vasakul. Suhteliselt lühikene rada. Mina eelistan visata siin eestkätt, kuigi siin on kõik võimalused olemas. Teen proovi. Peaks saama puttida. Nii, algus on palju lubav. 3 rajaga 3 all. Nüüd tuleb kindlasti Kurna discgolfi pargi, siis kõige lihtsam rada on par 4, 121 meetrit. Koridorist välja, vasakule ja siis on juba väike lähenemine jäänud. Kunagi oli siin üks suur mandopuu, see mandopuu on nüüd ilusasti sinna riita laotud. Ja nüüd on seal üks väike sirguv mandopuu siis. Ühesõnaga, ma lähen tagantkäega peale, tahan platsile saada ja that's it, nii lihtne ongi. Tundus väga hea vise. Avavise siis nii palju hea, et korvist ma arvan selline 15 meetrit umbes, ehk siis iigliputt. Võimalus on võtta üks paremini kui võiks olla. Teen proovi. Lepime seekord pördiga. Nii, ma arvan, et nüüd tulevad Kurna 2 siis kõige tehnilisemat rada. Üks neist on 5. rada. 92 meetrit pikk, väga palju pikkust nagu justkui ei ole, aga OB on paremal, OB on vasakul, OB on korvi taga ja me viskame siis nii-öelda kõrgemalt pinnalt. Tuul mängib kindlasti rolli. Ma lähen proovin eestkäega. Üks mulligan. Üks mulligan. Nii, 6. rada. Tegemist on siis saare rajaga, ehk siis siin esimese viskega justkui võiks saada saarele. Kui saarele ei saa, siis vasakul pool on drop zone. Korvist umbes selline 20 meetrit. Lähen tagantkäega peale. Proovime Spike Heiseriga saarele saada.
Nii, 7. rada, 77 meetrit pikk. Olen siin ühe topsiga viskanud. Suht lihtne eestkapõks, nii et proovime ära teha. Täitsa pülliks. Kurna 8. rada, ühtlasi ka Kurna kõige pikem rada, 114 meetrit, korv on otse ees. Paremal pool ääres on kraav, vesi sees, ei tasu visata sinna, vasakpoolne ala, kõik on safe. Ja ma lähen sellise kangema driveriga paremalt poolt mängima, et siis kindel fade tuleks korvi poole. Tundub, et läks natuke pikaks. Nii, 9. rada ma pidin natuke kükitama, sellepärast et siin ei ole ruumi kaamerat panna. Par 3, 76 meetrit. Mando on paremal pool, millest tuleb mööda mängida vasakult poolt. Ja seal eemal paistab üks selline kaares puu, et hea oleks selle eest täpselt saada ketas feidima. Lähen keskmaaga peale, eest käega, teeme ära. Väga hästi. Nii, sellega on esimesed 9 rada mängitud. Ma pean ütlema, et ma isegi enda üllatuseks olen päris hästi mänginud. Üks mulligan on võetud, 9 rada mängitud, 9 all, back 9, let's go. 10. rada, par 3, 82 meetrit. Ma lähen siin eest käega peale. Midagi keerulist ei ole. OB on küll paremal pool, aga pigem see ei tule väga mängu. Oleme jõudnud siis rajani 11. 63 meetrit. Mando, millest tuleb mööda mängida paremalt poolt. Ega midagi väga palju keerulisemat ei ole, kui ma lihtsalt loodan, et ma saan asjale pihta. See võib olla selline rada, kus võib juhtuda, et siin on päris palju oksi üleval ka, et keskmaaga peale, teeme ära. Jõhker skip tuli korvi alt, aga ma arvan, et sealt saab puttida. Sain. Rada 12, 78 meetrit, par 3. Lähen eest käega peale, mingid erireeglid ei ole, seega tuleb lihtsalt pihta saada. Mingi putt peaks olema. Nii, rada 13. Topelt Mando, 54 meetrit, viskan eest kätt ja lähen mängin veits kõrgemalt, et kuna see nurk on päris terav, siis mul on lihtsalt oluline, et ketas vajuks nii-öelda korvi poole. Ja see on täitsa. Kurna, rada 14, pikkus 86 meetrit, par 3. Ma tahaks öelda, et see on ka üks selline tehniline rada. On võimalik otse mängida. Ma eelistan ise eestkäejoont, mis mängib siis vasakult poolt. Aga sellega ma toon natukene hoksad mängu. Natuke kiirem ketas, fairway, kange ketas, läheme sellega peale.
saingi ühe oksa kätte, aga tundus, et lõi korvi poole. Nii, Kurna 15 rada, pikkust 92 meetrit, par 3. Mingeid erireegleid ei ole, aga siin on lihtsalt nii vasaku paremäär on selline rahv nii-öelda, et ma lähen putteriga peale, suhteliselt proovin kõrgele joonele pihta saada, flatti ja loodan, et toimib. Siin läheb kindlasti käiku üks mulligan, teine mulligan siis kogu raja jooksul uuesti putteriga proovin natuke paremini joonele pihta saada. Tundub, et peab ühe mulligani veel võtma. Okei. Selle viskaga annab juba midagi teha. Mäng tunduski juba üsna lihtne olevat. Ehk siis ühe rajal tuli 2 mulligani kasutada, aga pole hullu, 3 on kasutatud ja palju veel minna on? 1, 2, 3 rada minna veel. Seega, let's go! Nii, 16 rada, par 3, 94 meetrit. Üks mando on, millest tuleb mängida mööda siis vasakult poolt. Drop zone on siin sama sees. Muid erireeglid ei ole. Ma lähen eestkäe keskmaaga peale. Teen siukse väikse fleksi. Seitseteist rada, 77 meetrit. Siin on siis mando puu, millest mööda tuleb mängida vasakult poolt. Nagu te näete, siin neid koridore, mida tabada on päris palju, kas otse peale, laialt paremalt või siis vasakult poolt. Ma ise lähen mängin seda eestkäega ja vasakult poolt, kange fairway. Ega midagi, panen pihta. Tundub, et siin tuleb üks mulligan võtta. Nii, ma just otsisin seda ketast üks mingi 15 minutit, sain kätte, panen selle sama kettaga uuesti. See sobib. Viimane rada. Par 4, 144 meetrit, vasakul pool OB, paremal pool OB, siis on paremal pool mando, vasakul pool mando. Ehk siis esimesest mandost tuleks mööda mängida vasakult poolt ja teisest mandost siis paremalt poolt. Ja lähenemine on ka selline huvitav, et vesi on nagu ümberringi ja OB-d. Lähen peale eestkäega, proovin tabada seda keskmist koridori ja jääda siis kuskile paremale poole, et oleks lihtne lähenemine. Viimane rada, come on! Korv kenasti paistab. Korv on siis minust umbes mingi 40-50 meetrit. Aga mis teeb selle lähenemise huvitavaks on just see, et ma pean läbi pudelikaela justkui viskama, et siin paremal ja vasakul pool on OB. Kogu vasak äär on OB ja siis paremalt jookseb nagu selline kausikujuline OB joon, ehk siis ja paremal pool, lisaks sellele paremal pool on siis tiik ka veel. Lähen putteriga peale, keskelt läbi selline kerge rahulik põks. No nii, ring on läbi. Peab ütlema, et päris hea ring oli, et ainult 4 mulligani läks vaja, et 18 alla mängida. Ja ma loodan, et te saite rajast paremini aru. Võib-olla saite mõningaid ideid juurde, kuidas ise
tulevikus rada paremini mängida ja ega midagi. Proovige tulemus üle teha ja näeme varsti. Tšau!